Volkswagen sai alguse 30ndate lõpul, legendaarse mudeliga Põrnikas. Selle auto tekkimisel oli oluline roll Ferdinand Porschel. Masin oli lihtne ja kättesaadav kõigile ning läbi 58 aasta toodeti neid üle 21,5 miljoni. Aga mis on Volkswagen täna? Ideest on saanud ID4, elektriline linnamaastur, mille uuenduslik disain astub sammu kõrvale klassikalisest Volkswagenist. Siin autos on kõik puutetundlik. Välja arvatud 2 nuppu. See, millest autot käima ja seisma paned ja käigu valitsa peal olev parklülit. Uutele Volkswagenitele kohaselt on roolinupud väga loogilised ja annavad mõnusat tagasisidet. Tavapärased ei ole ei ukselingid ega käigukang. Esimesi asendavad nupud ning käigu lükkad sisse pöördlülitiga. Navi ning muu juhti abistav info kuvatakse liitreaalsuse abil sinu ette. ID4 juhi koht on väga mugav ja lihtsasti seadistatav. Ja uue asjana leiame rooli tagant minimalistliku näidikute bloki, tänu millele on kõik vajalik viidud siia suurele puuteekraanile, mille on nupud hästi suured ja selged, need on sõidu ajal kergesti leitavad. Ja kodunupp meenutab siukest natuke nagu mobiiltelefoni. Võib-olla saab sellega isegi Wolti tellida. Tagaveoline ID4 teeb pöörderaadiuses pea meetriga ära endast 30 centimeetrit lühemale Golfile. Juhile tähendab see mugavust just linnasõidul. Kutsume õue elektriautode entusiasti Martin Raadiku. Minu teada ei ole ta veel ID4 näinud. Vaata, mis tema arvab. Raiko. Tšau. Kuule, viitsid tule välja korra. Mida äkki? Mis toimub? Volkswagen ID4. Sa ei ole sellega veel sõitnud? Ei aga ma paneksin siia rooli korraks. Saab. Väga hea. Kuule sükke üllatuse. Martin, sina oled sõitnud väga paljude elektriautodega. Vist kõikidega. Nüüd oled sõitnud kõikidega. Okay, nüüd oled sõitnud kõikidega. Esimesed emotsioonid ID4 roolist just sellest vaatevinklist, et siin peaks olema nüüd seda uudsust ja Volkswageni uut särtsu. Ma vaatan, et on siit vaadates täpselt nagu ID3, mis ongi vist ilmselt selle seeria autode point. Ma väga ootasin seda ID4, sest ma tean, et on suurem. Ma tean, et ID3 oleks jäänud väga paljudele liiga väikeseks. Emotsioonid, tead, ma täitsa juba näen, et mismoodi elektriautode mulje või siis staatus kui nagu pisikene ja ebapraktiline auto, see hakkab täiesti muutuma. No, sest ma ei tea, vaatad siia taha, siis ma isegi ei kasutaks sõna ruumikas, vaid ma kasutaksin avar, väga avar. Mul on nagu jalgadel ruumi, mul on pearuumis, tõesti see auto on suur. Martin, aga mis on tehnilisest aspektist elektriauto juures oluline? Mis sa just siis ID4 välja tooksid? No ma vaatan praegu, kellal on 312 kilomeetrit ja ma väga ei kujuta ette inimesi, kes nagu regulaarselt peavad rohkem päevas sõitma kui 312 kilomeetrit. Aga saab sõita üle 500, on ju? Nojah, obviously jah, et okei, mis see laadimine oli mingi 120? 125 kilovatti laadimist. Ja selleks, et nüüd sellega ajaga 20 minutit teha pausi, et saada 200 kilomeetrit sõiduulatust juurde, nagu sul rohkem ei ole tahtaga. ID-seeria on Volkswageni uus tulemine. Innovatsiooni ja põnevust jagub igaks läbitud kilomeetriks. Elektriga sõitmine on nauding, millega peame lihtsalt ära harjuma. Volkswagen on teinud huvitava auto. Ajaloolisest Põrnikast on saanud kaasaegne kogupere sõiduk, millel on omad kiksud ja mida viib edasi elekter. Klassikalist Põrnikat ja uut elektrilist linnamaasturit on vägivaldne võrrelda.
mõlemad on oma ajastu märgid. Volkswagen.